Lähme siis teekonnale ja täna on siis kliendi peatükk. Iseenesest on eriti mõnus, et tavaliselt kliendi peatükki me alustame ka iseenda töö, iseenda isiksuse analüüsiga. Te saate kindlasti, mul on praegu eelmise grupi praktika käimas, et ühe inimese praktika, kes on tarkvaraarendaja ja siis ta koostab mu kodulehele ettevõtja isiksuse testi. Nii et te saate olla kindlasti esimesed testijad selle prototüübil, et te saate selle ettevõtja isiksuse testi läbi teha ja siis aru saada, milline ettevõtja sa oled. Ja tegelikult sinu kliendid lähtuvad sellest, milline ettevõtja sa oled. Et see on nagu tihti vastupidi sellest, millest me oleme harjunud traditsioonilises ettevõtluses rääkima, et enam-vähem, et ma panen teenuse paika ja see teenus lahendab mingit kliendi jaoks probleemi ja siis mu kliendid on hästi stereotüüpset vanuse soo järgi ära tehtud, et ma tean, kes need kliendid on. Aga tänapäeval sellest enam ei piisa. Just sellepärast, et meil on tavaliselt konkurente küll, ükskõik, Karoliinil on praegu Eestis vähem, aga meil on tavaliselt konkurente ja mida täpsemalt meie teame oma kliendi isiksust, mida täpsemalt see klient kõnetab meie isiksust, ehk siis meid ennast, siis seda lihtsam on ka meil üksteist leida turundussõnumite müügitekstide kaudu, sest me mõistame oma klienti. Ma tean väga täpselt, kas mu klient on naine või siis on naine, kes lisaks sellele infole, et ma tean, et tal on sport on tema jaoks oluline, lisaks sellele infole, et kuidas ta lahendab oma eluprobleeme, milline tema isiksus on. Mida täpsemalt ma tema isiksust tean, seda lihtsam on mul ka turundustekstides sõnastada, ChatGPT-le ette ütelda kõiki asju. Ja kõige lihtsam tööriist, 2 tükki on, üks on nagu minu silmis turunduse kontekstis lihtsamini inimesele, kes ei ole sellega kursis, on diskianalüüs. Kui paljud on siis diskianalüüsist kuulnud? Kirjutan siia ka disk. Seda kirjutatakse nii. Aido Kubri on siis Eestis eestvedaja. Kas te olete kuulnud diskist? Nii, Karoliin veel ei ole kuulnud või oled kursis? See nimi on kuidagi tuttav, aga ma ei tea, kas ma olen kuulnud, äkki kui sellest natuke rohkem rääkida, siis tuleb miskit pähe. Ja. Et kui sa oled Eestis kohanud diski, tavaliselt on seostatakse Ameerika raamatumüüjatega. Ehk siis, et need, kes tahavad, noored käivad Ameerikas raamatut müümas, siis nad läbivad enne põhjaliku siukse nagu müügikoolituse, mis baseerub diski isiksuse analüüsil. Ehk siis, et kui sul tuleb inimene ukse peale, siis see paaris lausega saad aru, milline isiksuse tüüp ta on. Et meil on diskis on 4 isiksuse tüüpi, siukest dominantset tunnust, milline tüüp tal on ja tänu sellele sa oskad talle müüa. Sest sa tead, et kui ta on D või I või S või C, nendest tähtedest tulenevalt, ma pärast näitan ka täpsemalt, siis sa tead, kuidas sa talle müüa, mis sõnastust kasutada, kuidas talle läheneda ja siis on palju lihtsam müüa. Ja et need samad Southwesterni tüübid siis tõike coachingu programmi Eestisse, mina olen läbinud selle müügi coachingu programmi, ehk siis, et ma saan teha siukse 50 leheküljelise diski analüüsis endast, kuidas mind saab coachida ja kuidas mulle saab müüa asju ja kuidas mina müün kõige orgaanilisemalt teistele asju. Ehk siis, et see oli väga põnev teekond aasta otsa keskis. Ja nüüdseks on siis Kaido Kubri võtnud selleks hingeasjaks Eestis töökultuure, meeskonna töökultuure muuta läbi diski. Ehk siis, et käibki erinevates just või Maksuametist on näiteks koolitus, meeskonnakoolitus, kus ta avas diski analüüsi tagamaid, et kuidas lähtuvad sellest, et meil on meeskonnas erinevad isiksuse tüübid. Kui me oleme teadlikud sellest, siis meil on lihtsam meeskonnas tööd teha. Et on nagu isiksuse test mõnes mõttes lihtsalt sõnastades, aga need tunnused karjuvad nii-öelda ruumis. Et see ei ole see, et inimene läheb, teeb kuskil arvutis testi ära, siis ta saab teada, milline tema isiksus on, vaid kui ma sisenen ruumi, siis ma suhteliselt
kiiresti saan aru, mis tüüp inimene on. Et tema käitumisest ja olekust tuleb see välja. Ja ma laseks teil kohe alguses ise ära tuvastada enda ettevõtja diski. Ehk siis, et võta nüüd enda sees see ettevõtja vastu, et tulevane ettevõtja on minu jaoks juba ettevõtja. Sest kui sul on ettevõtlusunistus, siis sa oled ettevõtja. Seal ei ole küsimuski. Ehk siis, et mõtle korraks siis enda kui ettevõtja peale ja praegu mul ei ole nagu nii-öelda küsimusi sulle ette anda, varsti tulevad need küsimused ka, aga ma loen sulle 4 sihukest nagu tüüpi ette ja selgitan need isiksuse 4 tüüpi ja sinu ülesanne on leida, milline ettevõtja sina nagu nendest 4 tegelikult oled. Me oleme kõik tegelikult kõik kõigest, aga milline domineerib sinu jaoks ettevõtjana just. Nii, olete valmis, jah? Tuvastama, kes te olete ettevõtjana. Nii, alustame siis esimesest on tulemustele orienteeritud. See on siin vasakul tulemustele orienteeritud ehk siis D ja inglise keeles on ta dominant. Omadused on julge, otsustav, sihikindel, armastab väljakutseid, võtab kiiresti riske, keskendub suurele pildile, detailid on ebaolulised, meil on suur pilt ees, let's go. On selline tüüp. Hästi kiiresti otsustab, tegutseb võimega juhtida meeskonda tulemuste saavutamiseks. Ehk siis, et tema näeb ainult progressi ja edasiliikumist. Ja kui on mingi probleem või takistus, siis tema näeb ainult lahendust seal. Et see probleem on hea, okei, see on hea, et see tuli välja, liigume nüüd siit lahendustega edasi, tõh. Aga väljakutsed sellisele ettevõtja tüübile on siis, ta on võib-olla kannatamatu ja ignoreerida detaile, siis ta sõidab nendest lihtsalt üle ja võib ka kalduda domineerima, ütleme, et minu viis või mitte mingit viisi. Ehk siis mina olen juht, ütlen, kuidas asjad käivad ja sihtame teada ja liigume. Te võite ka mõelda oma tutvusringkonnas mõne inimese peale, kes tundub see tüüp. Et rahaga suhe on siis vastuvõtja, ehk siis, et ta näebki vahendina raha, tal on eesmärgid teada, suured asjad, tal on vaja lihtsalt raha, et need asjad ära teha. Et see on nagu hästi nagu rahaga suhe on suhteliselt süke riske võtma valmis. Ja teda saab siis tunnustada tegelikult, et kui sa ütledki talle, et need kiired otsused olid ülivajalikud, mis ära tegid selle raskel hetkel, et tubli. Et see on see tunnustamise koht, et ta saab nagu hingele pai. Kas keegi teist siin 3 tundis, et ta on D või see domineerib ettevõtjana? Ja, Karolin, kuidas sul on? Kusjuures ma natukene tundsin küll ennast siin ära, jah? Ma olen teid ühe korra näinud, aga ma räägin diski tunnused karjuvad ruumis. Ehk siis, et see ongi see, et mingi osa sinus on. Karolinis ma arvan, et on ühte teist kõrval inspireerivat on ka. Aga lihtsalt, et saate aru, et mingi asi domineerib, aga iga hetk te ei ole selline siuke tüüp. Vahepeal on rahulikum aeg ka. Ma just mõtlesingi, et nagu miskit nagu läheb täiega minuga kokku, aga nagu miski nagu ei ole üldse minu moodi. Ja ongi see, et ma räägin 4 tüüpi ära ja siis sa saad otsustada, milline tüüp nendest 4 kõige rohkem sinu tüüpi on lihtsalt. Me kõik ei ole puhtad nagu. Minu jaoks ongi koheselt on aru saada, et kui on ettevõtjas, teeb ettevõtja see võime olla see tulemustele keskendunud ettevõtja siis, kui on vaja. Aga siis, kui on vaja detailidele keskenduda, siis ta läheb teise tüüpi ja kui on vaja müüki teha, siis ta on kõrval see I. Ehk siis, et sa oled kõike, aga sul on mingi omane stiil ka. Nii, I. Ma panengi inspiration. Nii. Inspireeriv ja karismaatiline ettevõtja, omadused hästi sotsiaalne. Ehk siis, et toome selle ruumi siis, ma selgitan niimoodi ka, et kui ma lähen ruumi, siis teesid ma tunnen selle järgi ära, kes ütlevad, et nii, kell on 1, alustame. Nemad on sellised, kes nagu, et nii, mis on need tulemused on,
need ei oma see kella tähtsust, vaid just see, et mis see tulemus on, mida me tänasel koosolekul tahame. Mis on see tulemus, mis me tänaselt koolituselt saame, et nad tahavad teada, mis see tulemus on, kuidas aitab lähemale neid suurele plaanile. I-ruumis on, kui sul on kamp inimesi ühes ruumis, I on see, kes tuleb ruumi nii ja hakkab suhtlema. Ja ta särab samal ajal, ehk siis ta otsibki uusi kontakte, suhtleb, terve ruum läheb nii-öelda teda täis. Tal on väga palju energiat, ta hakkabki networkima võimalikult palju erinevate inimestega. Ta on selline inimeste inimene, suurepärane suhtleja, brändi nägu, luua võrgustik. Kuule, ma just rääkisin selle tüübiga, sa oled toda. Te võiksite omavahel kokku saada. Kuule, ma tulen tutvustan sulle seda. Ta on selline tüüp ruumis, on ju. Te olete selliseid inimesi kohanud ka kindlasti. Käib kogu aeg. Aga tema puhul, kui ta hakkab sisuliselt tööd tegema ettevõtjana, siis ta võib olla ebajärjepidev. Ehk siis unustada praktilised detailid. Kui tema koolitust korraldaks, siis ta unustaks inimestele teavitada sisuliselt, kuna see koolitus on. Ja võib-olla ta kirjutab kirja, et kuule, tule kohale, aga ta unustab aadressi või linna ära näiteks. Täiesti nagu ebaoluline fakt. Tule kohale, ole sina ise ja paneme täiega. Ja ehk siis, et siuke praktilised detailid ununevad ja võib ka olla see, et tal on tähtsamad suhted kui tulemused. Ehk siis tal peab olema fun. Fun ei ole, siis tema ei mängi. Ja kui tal hakkab nagu tunduma, et need suhted on nõmedad, siis ta astub mängust üldse välja, isegi kui on rahaliselt võimalikult väga äge asi. Käitumine rahaga ongi siis siuke võimalus luua positiivset mõju, ta on ka muutuste juhtija. I on selline, et kui ta näeb ühiskonnas mingit probleemi, siis ta algatab selle muutuse, et asjad muutuksid selles valdkonnas tervikuna. Ja raha talle meeldib igale poole jagada. Ja teda võibki tunnustada seda, et sa oled nii inspireeriv. Ilmselgelt te tundsite mind ära, natuke see karjus ka näkku eelmise korra tulemusena. Ehk siis ja mina olen väga tugev I ettevõtjana. Aga täna näiteks mul on meigivaba päev, ma ei tundnud ennast I-na. Ma ilmun ikkagi ruumi, annan parima oma säramiseks ja see tuleb orgaaniliselt, seepärast, et see on minu olemuses sees. Aga lihtsalt, et see ei tähenda, et ma kogu aeg näen to the max nagu sära käib ringi naeratus näol. Et see tähendab, et mul on mingeid muid asju ka, aga kõige loomulikum on mul ruumis särada. Nii, kas keegi tundis ennast I-na ära? Hanna tundis ennast I-na ära, nii räägi natukene. Tähendab kindlasti jällegi mitte 100%. Väga palju läheb nagu täppi. Et samas ma näen, et sealt teest nagu see detailsus, et see on ka mulle hästi omane. Et aga nagu sa ütlesid, see ongi nagu miks. Ja, miks. Ja teades ka, et kõik tantsijad, kõik esinejad tegelikult on I-d. Et kui sul on nagu väiksest peale see esinemise nagu tahe sees, siis sa oled I lihtsalt sellepärast, et sa naudid tähelepanu. Et jah, mingil tasandil seda nagu naudid. Nii, liigume 2 viimasele. Ma vaatate, kuidas siin on täpne süsteemne ettevõtja. Ehk siis tema on siis, see on analüütik, jah. Nii, mul on calculating äkki või need ei ole päris ametlikud need nimetused. Calculating. Ja, kalkuleerime, mina kutsun neid hüüdnimega analüütikuteks. Ehk siis analüütiline, metoodiline, detailne, kvaliteet, täpsus, loogikareeglid. Kui tema tulebki ruumi, tema on see, kes jälgib, et kõik detailid oleks paigas, WC-paber oleks mõnes olemas, kella pealt alustaksime, kella pealt lõpetaksime, päevakava oleks täpselt, lõunapaus oleks õigel ajal. Kui koolitaja, koolitusruumis ka, kui koolitaja ütleb ühe korra ühte lauset ja teine kord teist lauset, siis tema küsib üle, sest detail on vaja, et detailid oleksid paigas. Nagu rohkem pigem küsib
et tema jaoks see detailsus on ja täpsus ülioluline. Ja tänu sellele ta suudab ka väga täpseid süsteeme ja protsesse arendada ja ta on usaldusväärne, sellepärast et ta on struktureeritud ja loogiline. Aga väljakutse on liigne kriitilisus ja ta väldib riske. Ja tänu sellele ta ei julge otsustada. Nagu te saate aru, et kõik need 4 tüüpi täiendavad üksteist, et ilmselgelt meil on vaja enda kõrvale natukene täiendust. Aga analüütika ongi see, et tema ei julge otsustada, seepärast et kunagi tal ei ole piisavalt informatsiooni. Alati on midagi puudu. Noh, ehk siis ja rahaga suhe on ka hoidja, ehk siis, et turvaline, läbimõeldud otsus, et pigem hoiab, et kui ei tule nagu väga selgelt argumenteeritud plaani raha kasutamiseks, siis raha lihtsalt seisab seal konto peal ja las ta seisab. On ju, olenevalt, kas inflatsioon sööb seda või mitte. Aga lihtsalt on nii vajalik. Ja ettevaatlikud ja tema tunnustus ongi see, et see sisend on oluline. Ehk siis see, kuidas ta asju mõtestab, on ülioluline, et seda saab tunnustada. Noh, ilmselgelt, kui ma ütlen kohe, et Sabina noogutas ka kõige rohkem ja teadlased ilmselgelt on analüütikud, et teadustöö on võimatu ilma selle osata endas. Nii et kas keegi veel tundis? Hanna tundis ka mingit osa endas ära, ma saan aru, jah? Ja tegelikult ongi täpselt see süsteemsus ja protsesside loomine, et see on ka tegelikult selline mulle omane. Ja Sabina, sina tundsid ka väga ära ennast. Nii Karolin tundis ka või? Ma arvan, see on vist meil kõigi, võib-olla see on eestlase mingi omadus ka või kuidagi asju niimoodi hästi ära teha või nagu, et oleks tehtud või et mul kindlasti on hästi palju iseloomuomadusi, aga ma arvan, see on lihtsalt töökogemusest ka nagu tulnud, et nii saabki töö tehtud. Ja, et nii ja naa, et mõnedel on lihtsalt ta rohkem domineerivam ja see tuleb loomulikumalt ja lihtsamalt. Ta näeb neid süsteeme ja protsesse selliselt lihtsalt ja küsib paar lisaküsimust juurde. Aga väga paljud, minul on küll ümberringi ettevõtjaid, kes neil on väga vähe analüütikut. Ehk siis nad on täiega iid, säravad, pane nad inimeste ette, nad säravad, aga palun neil teha üks Excel nagu täiesti kaos kuubis, nagu selliseid ettevõtjaid on ka väga palju. Et jah, okei. Ja viimane on siis S ehk siis usaldusväärne ja hooliv ettevõtja. S on social, parem. Security, safe. Safe, jah. Safe, social, nii. Ehk siis ta ongi, tema jaoks on kõige olulisem, et inimesed ümber tema tunneksid ennast hästi. Ta on ka inimeste inimene, aga tema jaoks ei ole oluline nagu särada nende sees ja suhelda, vaid just see, et ta on pigem passiivsem vaatleja. Ta vaatleb ja seisab selle eest, et kõik meeskonnas tunneksid ennast hästi. Ja kui me tuleme sinna koolitusruumi juurde, tema on see, kes jälgib, et veekann oleks alati, detailid on küll olulised, aga need on nagu heaoluga seotud detailid. Et veekann oleks alati täis, kõigil oleks tassid. Kui kellelgi midagi on, ilmselgelt tema koheselt hakkab muretsema, kui kellelgi tervist läheb halvaks, siis see on nagu see inimene, kes võtab vastutuse, vaatab, et inimesega kõik hästi oleks ja nii edasi. Et ta on kannatlik, tasakaalukas, lojaalne, stabiilne. Heaolu ongi kõige tähtsam, et teda mingid tulemused, välised indikaatorid ei mõjuta. Meeskonnas peab olema hea kõigil osapooltel. Et ilmselgelt on kõige rohkem personalijuhi tüüpi. Et personalijuhi ametikohtadel ma usun, et on kõige rohkem esse. Et nende jaoks on see heaolu ülioluline. Ja kardab tegelikult muutusi ja riske samamoodi nagu seegi. Sellepärast, et ta teab, kui raske on tagada kõikide inimeste heaolu. Sellepärast ta kardab. Ja on andja rahaga seoses, et stabiilsuse loomiseks, teiste aitamiseks, siuke pool. Ja tema väljakutse on, et enda vajadused, et kõik sotsiaalsfääris töötavad inimesed on tegelikult S-id, et nende enda vajadused jäävad tahaplaanile, nad unustavad ennast ära. Kõik terapeudid, psühholoogid on üldiselt sinna kanti. Et
ja tunnustus ongi see, et teda nähakse kui ruumihoidjat. Et jah, ma näen, et sa hoolitsed meie kõigi heaolu eest. Et see on siuke, et ta kunagi ei küsi seda, et see on pigem see, et ta saab tunnustada. Et see tunnustus on ka, miks see on oluline siin bold'is tehtud, et see on viis, kuidas te saaksite iseennast ka tunnustada. Ja turunduses see on tunnustuse koht ja klientidega töös see tunnustuse koht on väga lahe koht ka, mida vahepeal pakkuda. Nii, kes seda S-i endas ära tundis? Vot ma olen kombinatsioon mõlemast, ma arvan. Ja, need kaks on nagu jah. Jah, mul pigem on jah, et minu jaoks on hästi oluline, et oleks nagu see space'i loomine klientidega, et neil oleks hea, et omast kogemusest nii palju, kui ma olen tööd teinud, ma ikka alati panen veeklaasi kliendile, et siuksed väiksed võib-olla detailidega just, et kohe sisse astudes oleks nagu mugav, et siuke, kuna ma olen suht detailne ja ma panen tähele, et siis ma ei tea just, kas kõik vastab nagu tõele, et kõik see meeskonnakultuur, et eriti kui on suured meeskonnad ja nii, et siis võib-olla ei jõua, sest siis tuleb see i-ga mängu, see inspireeriv, et kes tuleb kohe, et seda mul võib-olla nii palju nagu ei ole, aga kombinatsioon nendest kahest, ma arvan, on küll jah. Nii, Hanna? Ja ma nüüd pean ümber mõtlema vist, et see on rohkem minu moodi tegelikult kui see i. Aga Ja, ta on ka inimeste inimene, selles suhtes, aga teistmoodi. Ja olen ka personali valdkonnast, nii et selles mõttes see oli väga täppi, et võib-olla isegi see on rohkem siis kui see i. Ja, okei. Ja nagu te näete, et tegelikult alustava ettevõtjana, kui sa tead, milline koht on sinu jaoks nagu nendest 4 kõige nagu loomulikum, lihtsam, siis oleks mõistlik alustava ettevõtjana ka kliendid panna tasakaalustavaks jõuks. Ehk siis, et me tihti nagu mõtleme, et mul on vaja inimesi enda ümber, mul on vaja mentorit, kes tasakaalustaks mind või tooks mulle need asjad kätte, mida mul loomulikult oskustena veel ei ole või kvaliteedina. Aga minu jaoks on eriti põnev mõte, kui kliendid täidavad seda sama rolli. Kliendid täidavad minu mentori rolli. Sellepärast, et kliendid tulevad tegelikult mingi asja peale. Ehk siis, et kui näiteks ma olen raamatupidaja, et kui maailmas on minu arvates Eestis on iga teine raamatupidaja ja mina kogen seda, et iga päev mulle kirjutab praktiliselt uus klient, ütleb, et ma tahan sind endale raamatupidamise teenuse pakkujaks. Tulevad millegi peale. Ma ei reklaami seda, ma ei mitte midagi ei tee, nad tulevad millegi peale. Ja see nagu minu jaoks kõige lihtsam viis, mille peale nad tulevad, on see, et ma kogu aeg raamatupidamises tegelikult ka arendan ennast, valdkonda arendan ja mul on vaja sinna tasakaalustavat jõudu, mida mul ei ole. Ja kuna minu C ehk siis kalkuleeriv osa ja S on natukene väiksemad, ma olen puhas i-ga raamatupidajana, ma inspireerin oma kliente väga loominguliselt raamatupidamises. Ehk siis, et siis mul on väga lihtne nagu sinna kõrvale leida neid kliente, kes on süsteemsed, usaldusväärsed, hoolivad. Mul on nii nunnud kliendid, nad toovad mulle kogu aeg kingitusi, kõiki asju. Ehk siis, et nad tasakaalustavad mind raamatupidajana. Seega sa võid mõtelda enda jaoks, milline isiksus tegelikult kliendina tasakaalustaks sind praegu kõige paremini. Et kui Hanna ütles, et on täiega S, siis tegelikult kas I või D lausa võiks olla see klient, kes ütleb nii, ütle mulle teenus, mida sa pakud. Ma tahaks nagu näha, kuhu sa mind viid, mida sa teed minuga, ütle hind välja, kõik need asjad, et ta sunnib sind S-ina tegelikult välja tulema oma mugavustsoonist, olema konkreetne, täpne ja oma pakkumistes on ju. Et see on nagu see, keda sa alustavana tegelikult enda kõrvale vajaksid ja ta lükkaks sind kiirelt nagu heas mõttes jalaga tagumikku liikuma. Ja kui me paneks sulle kõrvale samad tüüpi kliendi ehk siis S-is, siis teil oleks mõnus ja mõnna koos seal, aga mitte midagi tehtud ei saaks nagu. Kohvitada võiksite, et seal ei arendu ka kliendi suhet sellisel kujul. Et jah, tore oleks, fun oleks selle inimesega koos, aga te oleks keegi, kes nagu diagonaalis toetaks. Nii.
Sabina, kuidas sa tunned, millist klienti sa tegelikult alguseks vajaksid enda kõrvale tasakaalustajaks? Hea küsimus. Võib-olla see inspireeriv, see, kes on see suhtleja, kes nagu, ma ei kujutaks ette seda nagu seda dominantset klienti. See oleks siuke, et oot, kuidas pidi nagu asjad käivad. Aga võib-olla, kui see peaks selles olema vastu, siis... Ja. No siis sa ise oled ärinaisena veel kalkuleeriv, vaata. Yeah. Et sa ei astu oma peast väga välja. Ehk siis, et I aitab sul peast välja astuda. Just. Ja. Et I aitab sul peast välja astuda, ütleb nii, lähme nüüd sinna kohtumisele, seal saad kohe tuttavaks nende inimestega, räägi neile, mis su plaanid on ja ja läheb kohe. Et see on teistsugune surve. Mõlemad igatepidi on surve, aga sa pead olema teadlik, mis see surve on. Nii, Karolin, kus sina tunned? Sina olid seal üle, mulle tundub, otsustasid, mis kõik 4 on kõige rohkem sina? Ma tahaks neist kõigist natuke valida midagi tegelikult koos. Aga... Ettevõtjana, milline ettevõtja sa kõige rohkem nendest 4 oled? Ma tahaks kalduda ikka sinna täpne ja süsteemne sinnapoole. Aga samas nagu natukene siit ülevalt poolt ka. No, selles suhtes minul oleks vaja nagu sellist inimest kõrvale, kes ütleks mulle, et jah, tee nagu, et see on õige, vaata, on ja. Nagu... siis sul on õige vaja. Jah, et nagu selles suhtes nagu kedagi, kes ütleks, et jah, et see on nagu õige, vaata, sest ma hakkan ise nagu jään stoppama. Ja siis ma mõtlen, et seda ei ole nagu vaja, on ja. Et noh, keegi peab olema inspiratsioonis, kes ütleb, et see on hea, et nagu teie on ja. Pigem nagu sellist asja. Ja, sest et need analüütikud jäävad oma pähe elama, vaata. Nad jäävad oma pähe kinni ja siis, kui neil tuleb mõte, impulss välja minna oma peas, siis nad mõtlevad, see on mõttetu, kellelgi ei ole vaja. Ja ma hakkan seda nii hullult analüüsima lihtsalt. On vaja. Ja I pakub seda, et okei, davai, ma viin sind kokku nende inimestega, tule sinna lihtsalt, räägi inimestega ja vaata, mis nad räägivad sinuga vastu ja kus on, mis ressursid veel vedelemas, mida sa saaksid kasutada. Okei. Ehk siis I-d ja T-d oleks teil kõigil siia nagu kõrvale vaja. Hea uudis on see, et Mirjam on T ja mina on I. Ehk siis te saate mõnusalt jalaga tagumikku. Erineval viisil. Erinev jalg. Siis, jah, et meil on nagu see tööde jaotus paigas Mirjamiga. Okei. Ja kui me nüüd lähme sellesse kliendi persoonasse otseselt edasi, siis ma teeks teiega ühe harjutuse veel. Ja see harjutus on nii, et mõtlema teenuse või põhitoote või teenuse peale. Hanna, sa võid tegelikult avada, mis su esialgne plaan teenuse tootega on? Jaa, mul on üks mõte olnud siin juba mõnda aega, aga ei saa seda kuidagi käima ajada. Nimelt, meil on olemas siis üks suur uhke tikkimismasin. Mu ema oma on see, ütlesin talle juba mõnda aega tagasi, et paneme selle nagu tööle, et mis see sul seisab seal kodus, eks ole, kallis. Ja siis mul tekkis selline mõte, et me oleme seda nagu teoks ka teinud siin osadele inimestele. Näiteks lühidalt laps joonistab oma emme või issi, siis see pilt jõuab meieni ja meie tikime selle särgile, et mitte ei trüki siis, vaid just nagu tikime, et see on selline mälestus nagu kogu ajuks, nii-öelda nii kaua, kuni see särk vastu peab, on ju. Ja olen siin katsetanud neid erinevalt, et teinud nii-öelda mingid tooteid nagu valmis ja kõigil on nagu väga meeldinud, öelnud, et see on väga soe ja armas asi, on ju. Aga nagu mul on reaalselt nagu tunne, et kas see ikka nagu, ikka piisab. Okei. Väga hea. Masin on iseenesest olemas, on ju? Just. Särgi mingis osas on olemas või mingi aeg tellisime ära mingi hunniku, mis suure hunniku, aga ikka mingi osa. Ja, üks mõte lihtsalt nagu, kuna mul on keskuse ruumid ja siis ma vaatasin kunsti seinale
vaatasin demost küll, aga mul täiesti, ma armusin ära, aga ma ei leidnud sealt ja ma ei saanud aru, kas see on päriselt tikkimiskunsti. Mitte nagu see, nagu vanasti vanaema tegi, vaata selle nagu, vaid see 3D efekt läbi tikkimiskunsti. Et seal oli looduse elemente, lehed ja need ja mõtlesin, et appi ma tahaks nagu, et see efekt ongi see soe efekt tekkis kohe sealt ruumi selle tikkimise struktuuriga seoses, nagu sa ütlesid ka nii ilusti, vaata soojus tuleb, hubasus tuleb ruumi. Ehk siis, et kui ta on selline suurem masin, siis võibki nagu suure kanva peale proovidagi tikkida seinale nagu seinakunsti. Et ma ise nagu kujutaks ka ette, et kui saaks nagu mingi osa käima võib-olla, et siis oleks nagu muid mõtteid ka ja muid tooteid võib-olla. Okei, väga hea. Et ma iseenesest nagu Mirjamiga järgmine nädal kohtute, maini seda tikkimiskunsti mõtet ka, seedi natukene seda, sest tavaliselt äriplaanis peabki olema 3-5 erinevat toodet või teenust kombona. Ehk siis, et miinimum on 3, täpselt samamoodi Karoliini puhul ka vaatad, mis need nagu, toote modifikatsioonid on. Ehk siis, et see maandab koheselt riske lihtsalt. See, kas sa need 3 või 5 kõike kohe hakkad pakkuma, see on juba sinu juhtimisotsus ja kuna sa hakkad neid pakkuma. Aga töötukassa jaoks on ülioluline, et miinimum 3 erinevat variatsiooni on tootegruppi või siis eriti, ja kui me räägime finantsprognoosist, eriti hästi tuleb finantsprognoos välja siis, kui sul on 2-3 toodet ja 1 teenus. Sest teenuse toormaterjali kulu on lihtsalt nii väike ja teenus tõstab selle finantsprognoosi kasumlikumaks. Sest ainult disainerite nii-öelda tootjate peale prognoose annab mul kasumlikuks ajada. Siis toormaterjali on lihtsalt nagu see kasumi määr on nii väike lihtsalt. Jah, see on ka paljuski minu nagu see mure koht, et tegelikult see toode ise läheb päris kalliks, eks ole, sest iga toode on erinev, et kuidas seda nagu lahendada. No siis ongi kunstina või siis nagu sul on see mõte emotsionaalse väärtusena väärindada emotsiooni tegelikult. Ehk siis huvitav väljend, emotsiooni väärindamine. Ehk siis see ema või isa pilt ei ole kunagi lihtsalt ema ja isa pilt, see on emotsioon. Jah, et tavaliselt pildid on ka üsna nagu naljakad, eks ole, nagu ikka need mingi 4-5 aastased joonistavad oma emasid, isasid, et siis nagu kuidagi just seda nagu välja tuua, et mida need lapsed siis rõhutavad võib-olla või kuidagi, et see jääks nagu sellele vanemale mälestuseks või vanaema, vanaisa samamoodi, et ei ole. Ja jälle üks idee mõte meil lasteaias tehti iga aasta nii, et isade ja emade päevaks lapsed joonistasid, aga teisele poole kirjutati, õpetaja küsis mingeid küsimusi, kirjutati lapse vastused. Et see võib ka olla nii, et selle peal on see joonis ja kuskil on need sõnad ka, et mis see laps sellel 4-5 aastasena ütles oma ema või isa kohta. Ja see on nagu, see ei pea tikitud olema, see võib olla nagu odavam nii-öelda trükk, aga see, et see oleks nagu eriti nagu lahe. Et mida ta pidas 4-aastasena oluliseks. Mulle nagu on mul on pildikujul need olemas ja pilt on, seal on kunstniku, annab ikkagi aimata, kas see olen mina või mitte. Nagu kunstnik on natuke nagu laia pintsliga lasknud seal see 4-aastane. Aga see tekst, mida seal, et mis emmetöö on, emmedel olid ühed küsimused, issidel olid teised, mis emmetööks on, mida emmele meeldib teha, mida talle meeldib minuga koos teha, mingid siuksed küsimused, vaata, ja need vastused, nagu sa saad nii põnev on lugeda terve rühma omi, siis sa saad aru, mis kellegi kodus toimub loomulikult, aga alati ma olen uhke enda laste omi, et nad on päriselt adunud, mida ma teen tööna, ehk siis räägin inimestega ja saan raha selle eest, nende jaoks tundub see nii imelik. Ja siis mis mulle meeldib teha ja mis mulle meeldib nendega koos teha. Just see on nagu alati nii äge vastus. Et teksti loome sinna kunsti juurde panna oleks ka, ma arvan, äge. Ühesõnaga, näe, mõtteid tuli. Nii. Ja nüüd mõtelge oma toote või teenuse peale ja meil on ainult valikvastustega praegu.
Mees või naine? Ühe peate valima. Kes võiks olla teie klient, mees või naine? Naine. Nii. Karolin? No ma arvan ka, et pigem naised vist kannavad meelsamini prille. Jah. Vaata, see ongi see, et me teemegi teie kliendi persona hästi kiiresti ära, mis tähendab sisuliselt seda, et mul on ka põhiklient on naine, see ei tähenda, et ma ukse peal meestele ütlen, kuule, sorry, et ma ütlesin siin kõigile, et mu põhiklient on naine, sa oled valest soost, mine tagasi sinna, kuhu sa tulid. Vaid just see, et mul on nagu sõnumid kõik disainitud ja kui see mõnda meest kõnetab, no why not, noh. Äkki ta on oma naiseliku poolega nii heas kontaktis, no las olla. Lihtsalt vahet pole. Aga lihtsalt, et ma sõnavara on hoopis teine naistel ja meestel lihtsalt. Tänapäeval ka. Nii, naine. Nüüd järgmine asi on teil vaja valida ära vanusevahemik ja tavaliselt me peamegi valima kuskil 10–15 aasta, äärmusjuhul 20 aasta vahemik. Te ju mõtlete, kui te lähete 15–20, juba seal vahel on väga palju nagu 5 aasta vahel erinevad inimesed. Kui meil on 20–35 aastased, noh, enam-vähem on samad eesmärgid, sihid, elud. 36–45–50. 50 ja pluss. Ehk siis, et kus vanuse vahemikus võiks teie põhiklient olla 10-aastane vahemik? Ma arvan, kui 10 aastat, siis ma ütleks 30–40 võib-olla. Ja noh, teine, pärast praegu paneme põhikliendi grupi kirja, aga pärast sul on kindlasti vanaemad ja vanaisad ka. Ehk siis 50–65–70 seal sul. Aga ema on 30–40, olgem ausad. Võike panna 25–40. Nii, kuidas teistel on? Mul oleks selline, ma olen kahe vahel, et selline 25–45 või siis selline 30–50, mis on aga selline nagu iseseisev nii-öelda naine, kes võib-olla juba on stressi oma elus nagu kogenud ja otsibki abi, et kus ta nagu ise võib-olla ta hakkab kuidagi jooksnud, et selline nagu et mitte väga noor ja mitte just nagu menopaus ka, sest siis tekivad juba omad nagu teemad. Kummaga neist sinul oleks põnevam? Pigem noorem, ma arvan. Okei, noh, siis ongi paigas. Vaata, et lähtuge selle järgi, näiteks mina, ükskõik kui äge teenus mul on, ma ei pane eakaid. Mul ei ole põnev nendega, andke andeks, aga ma olen selline inimene, nagu lihtsalt ei ole põnev. Ehk siis, et jah, ma võin suhelda, aga noh, ja mingid asjad on ka mingid, jah, mul on endal kodus loomad, aga loomasõpradega nagu, noh, ma ei viitsi rääkida nendel teemadel. Või siis väikeste laste emad nagu enam ei viitsi. Et mul peab endal olema selles elu etapis, kus ma ise olen põnev nende inimestega suhelda, inimese tasandil. Nii et siis panen see noorem, kui sul on nendega on põnev teada, et okei, kuidas nemad maailma näevad. Et ma arvan, et see on, näha oli ka, et sul on nendega põnevam. Nii, Karolin, mis vanus sul on? No ma mõtlen, mul on 2 valikut, tegelikult rohkem isegi. Noh, see on suhteliselt lai, see on globaalne probleem selles suhtes. Ja noh, aga ma pigem arvaks sinna õpilased, kõik need, kes on ja siis samas ma mõtlen nagu, kui natuke 25 pluss, siis ma arvan, et sellised on võib-olla juba teinud mingid silmaoperatsioonid, rahalised vahendid on olemas, ja 25-35, ma arvan, et sellise vanuses pigem mitte, aga samas ei tea ka vaata, et kahe otsaga asi, kellel on selline finants, kes saab teha operatsiooni, muidugi ta alati teeb operatsiooni, aga kellel ei ole võimalus, siis ma arvan, et ostaks neid prillikleebiseid ja siis vanemad inimesed ka. 50 kindlasti palju, kes kasutavad arvutit, kelles teevad ka arvutitega palju tööd ja kõike sellist. 50 pluss ei ole nii uuendustlikule veel praegune põlvkond, tulevikus nad on teised, aga ma suunan sind sinnapoole. Lastele ostavad ja noortele ostavad vanemad.
ehk siis, et maksja ja klient on sul erinev, ehk siis, et sa sõnastad turundussõnumi kliendile, aga maksja jaoks on usaldusväärsus, et see asi toimib ja muudab tema lapse elu lihtsamaks. Seega 30–45, seepärast, et nende lastel, nagu minul on näiteks oma lapsel probleem, on ju. Ehk siis rahaliselt on võimalik, laseroperatsiooni veel ei saa teha, vaata täpselt siuke magus, ehk siis, et ja oma laste nimel inimesed on valmis alati raha kasutama, olenemata majandusolukorrast. Et see on viimane, kus tõmmatakse kokku. Nii et 30–45 ma soovitan sul võtta. Lapsevanemad, et pane endale see, lapsevanemad. Ehk siis, et siis sul on nagu ja nendel peaks juba olema teismelised lapsed, vaata teismelised hakkavad selle nagu, ütleme 8-aastas on enamasti savi, mida ta seal näo ees kannab, aga sealt edasi juba on nagu väga täpne mäng käib. Ja lapsevanemad, nii. Ja me teeme selle esimese põhigrupi ära, pärast saate 2 gruppi veel valida, aga kui ma lubaks teil kohe rohkem valida, siis te äriplaan teeksite nii palju lisatööd. Ma pärast seletan, mis selle ühe grupiga edasi peate tegema veel. Nii, järgmiseks valige üks tunnus, eristuv tunnus, nagu Karoliini puhul on eristuv tunnus lapsevanem, teismelise või varateismelise lapsevanem, on ju. Või tegelikult sul on tunnus on, ütleme nii, et prillikandja lapsevanem. Nägemise probleemiga lapsevanem. Et see on see eristuv tunnus. Võib ka olla mingi hobi, mingi kiiks. Et Hannal oleks lihtne, et see on lapsevanem, on ju, väike lapsevanem, aga võid ka panna mingi kiiksu, et kes väärtustab neid pilte või midagi veel. Et see võib olla ka mingi hobi. Sabina puhul ka, et milline noor, et kas tal võib olla, meil on seda perversus ei ole diversus. Kõlas lihtsalt ju. Eenike on kõrval, kes on ka tegelikult koolitaja, nii et sellepärast temaga ma vahepeal räägin, et teeb oma asju, aga me oleme harjunud koos kontoris nii tegema, et meil on nagu kõik lahti siin. Võib-olla ongi see, et mingi kindla psühholoogilise iseärasusega see noor. Et see ei ole see tavanoor, sellepärast, et enamasti normaalset noort enam ei eksisteeri tänapäeva nagu ühiskonna ruumis, mulle tundub. Ehk siis, et väga lihtne on minna selle neurodivertse noorega edasi, kes on tegelikult mõnes mõttes sunnitud iseendaga teadlikumalt suhet ehitama. Tal ongi valida kas tabletid või midagi muud või siis mõlemad. Näiteks. Või siis mingi muu asi, mis sinu jaoks on ka põnev teema uurida nagu psühholoogina vaata, et okei, põnev, tahaks teada, kuidas see tüüp tegelikult toimib. Et mulle lihtsalt tundub, et see neurodiversus on nagu mingi siuke asi, mis on teema, diversity. Ja, mingi kiiks. Alati pange see eristuv tunnus, et siis on koheselt selge ka. Ja viimaseks dimensiooniks ma tooks siis piirkonna. Töötukassa kontekstis alati peab sihtklient olema Eesti, ei tohi välismaale midagi teha. See ei tähenda, et hiljem ei või teha, see on juhtimisotsus. Karoliini puhul on täpselt, et ma näen, et see on ikkagi rahvusvaheline äri, et see Eesti konnatiigis ei tee midagi siin. Aga äriplaani sa kirjutad Eesti kliendile. Ja see, kui sul tuleb juhina uitmõte pärast maailma laieneda, siis see ongi sinu mõte, et seda äriplaani isegi ei ole vaja panna. Sellepärast, et see koheselt ei saa raha, see on lihtsalt toetuse tingimus kõik. Et kahjuks see nii on, aga see ei välista rahvusvahelist turgu. Aga ma tahaks, et te paneksite ka natukene nagu täpsemalt, et näiteks Karoliini puhul ei ole nagu nii oluline see piirkond, aga mõne teenuse puhul on see, et Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti,
et mingi siuke nagu piirkond, kas linnad, maakohad, et siuke regionaalne dimensioon natukene tuua sisse. Ja siin on täiesti savi, kas te panete Lõuna-Eesti või Põhja-Eesti, et sisuliselt see ei muuda mitte midagi. Ainukene asi, mis muudab, on see, et Põhja-Eestis on suuremad sissetulekud kui Lõuna-Eestis. Noh, ehk siis, et see klient on tegelikult natukene erinev. Kui te valite linnas elava inimese selles vanuses lapsevanema, kellel lapsel on nägemisprobleemid, siis see on hoopis teine kui maal elav, on ju. Ja mis nüüd edasi? Mirjamiga te järgmine nädal, mingi hetk te jõuate, ma ei ole kindel, kas järgmine nädal, aga te jõuate kliendi peatükini ja teie ülesanne on selle kliendigrupi, nagu me praegu ära sõnastasime teie puhul, kliendigrupi statistiline analüüs teha. Sellepärast meil on vaja nii täpselt neid asju vaata. Ehk siis, et sisuliselt me peame näiteks Karoliini puhul, me peame leidma kuskilt statistika, kui palju on nägemisprobleemidega lapsi Eestis ja milline on keskmine vanus. Ja ma arvan, et see on võimalik leida seal on Statistikaametis, see on üldisem, aga seal on mingid statistikad on kindlasti olemas selle kohta. Täpselt samamoodi, et sul on vaja leida see nagu põhimõtteliselt kliendi hulk, sinu potentsiaalsete klientide hulk Eestis selles piirkonnas on selline, et selle statistilise analüüsi tulemusena sa saad äriplaani kirjutada. Eestis on nägemisprobleemidega lapsi nii palju, see tähendab, et minu potentsiaalseid kliente on nii palju. Minu sihiks on 10%-ni jõuda. Esimesel aastal nii palju, et see on hästi nagu siuke, ta on kõige raskem peatükk. Aga samas ta on kõige ebaolulisem, sellepärast, et olgem ausad, Karoliini toodet ei müü see statistiline analüüs. See teadmine, kui palju Eestis on nägemisprobleemidega lapsi. Ehk siis müüb see, kas ta päriselt lahendab nende laste jaoks mingi olulise probleemi ja lihtsustab nende elu. Aga äriplaani kontekstis on ülioluline kaardistada ära oma kliendi summa. Ja sellepärast ongi mõistlik hoida seda nagu hästi kitsane ja konkreetselt ühe puhul te teete selle, proovite ära kaardistada oma kliendi. Nii. Ja seal äriplaanis te peaksite nagu täpsemalt kirjeldama, lisaks statistile analüüsile, te võiksite ka kirjeldada oma klienti ja siin tuleb ChatGPT ja disk sisse. Kui te teate, et teil on i-d või d-d klienti vaja, eriti äge on näiteks Karoliini, kui tema esimesed kliendid on i-d ehk siis suunamudijad ise, lapsevanemad, nad annavad sellele tootele tegelikult koheselt nagu turundusmõju juurde. Nad on muutuste juhtijad. Et sul ongi mõistlik valida tegelikult i-st kliente isiksuse kontekstis, sest nemad on valmis muutuseid nagu levitama. Vaata, see on ühiskonnas muutus, mida sa juhid oma tootega. Ehk siis, et ongi sul i-st vaja kliente, siis te panete ChatGPT-sse sisse selle täpselt, mis ma ütlesin, nägemisprobleemiga näiteks lapsed, nende vanemad ja kirjutad juurde diskist lähtuvalt i-tüüpi. Diskist lähtuvalt i-tüüpi, palun kirjelda mulle sellist klienti. Ja ChatGPT teeb eriti laheda. Me võime nagu katsetada ära. Ta teeb teie elu nii palju lihtsamaks lihtsalt, et kuna ta tunneb diski oma süsteemis väga hästi, siis on lihtne seda kasutada. Nii. Diski tüübil i, lapse emad, vanuses 25–40, kellel on lapsel nägemisprobleem Eestis. Palun koosta kliendi persona. Oih, jäi puudu, aga õnneks
pani isegi nime sellele emale. No, vaata, kui palju tegelikult sa saad juba siit nagu tulevikus seda sisendit ja see on ka hea, mida äriplaani nagu kirjeldada, sest äriplaanis töötukassa ütleb, et liiga pealiskaudselt on kliendi peatükk tehtud. See tähendabki seda, et tema ei taju, et sa sisuliselt tunned oma klienti. Ja see sisuliselt tundmine on nagu ChatGPT-ga nagu diski kaudu nii lihtsasti tehtav. Ehk siis, et see süütunne on tegelikult see põhiline, mis mind ka drive'iks täiega Iina. Vaata, ma olen täpselt see sihtklient sul on ju. Ehk siis, et ma olen täiesti nagu mõnes mõttes šokis, et laps on 13 aastat pimedana ringi käinud ja ma emana ei olegi märganud seda probleemi. No. Tõesti nagu. Ehk siis, et noh, selle süütunde pealt saab mulle igasuguseid asju müüa nagu heas mõttes. Et päris hästi töötab, on ju. Ehk siis see on siis see kliendi persona, see on väga täpne kliendi persona. Ehk siis, et ei pea sinna äriplaani nii täpselt tegema, aga see on väga täpne kliendi persona ja te saate selle ära teha. Lisaks siis statistilise analüüsile, et siia tulebki lisada juurde palju neid inimesi on ja nii edasi. Nüüd 1 viis teada saada oma kliendist on ka teha kliendi uuring. Ehk siis, et uuridagi Hanna puhul ma soovitan väga ja Sabina puhul ka. Karoliine puhul, kuna ta on innovaatiline toode, ma ei soovita teha kliendi uuringut, vaata. Et sa võiksid teha pigem persona intervjuud. Et sa räägid päriselt oma sihtkliendiga, teed pikema intervjuu 1, 2, 3 lapse vanemaga, kellel on selline teema, et mida ja kuidas ta vajaks ja mis on need probleemid ja valukohad, et sul on nagu see fookusgrupi intervjuu. Et kuna idee on nagu siuke, noh, vaata, sa kardad ka seda patendi poolt ja kõike seda poolt on, et ei ole mõtet nagu Facebooki küsitlust teha. Pigem jah. No ma olen optometristidele ka küsitluse tegelikult koostanud. Et pärast mingi 7 või 8 silmaarsti vastas. Jah, täpselt, et seal on teine punkt. Nii, Sabina? Tahtsin lihtsalt lisada, et välismaal olles on hästi suureks teemaks muutunud kogu see co-design. Ma ei tea eesti keeles, kuidas see nüüd on ja lived experience, mis tegelikult sul, Karolin, on ka olemas. Et ma ei tea, kuidas seda Eestisse nagu eesti keelde tõlkida, et ma ei tea, kas see on siin üldse nagu teema, aga just see, et sul on nagu enda kogemus oma nagu nägemises, kuidas su nägemine läks endal kehvemaks ja et sa oled ise ka ju tegelikult sihtgrupis nii-öelda, et sa nagu oskad siis omalt poolt nagu lisada, et välismaal on see põhimõtteliselt eetikakomiteedes näiteks ei võetagi vastu enam teadusprojektide neid, teadusprojekte, millel ei ole lived experience või co-designi selle sihtgrupiga. Et see on nagu juba põhimõtteliselt kohustuslik. Ja, no Eestis vist on see kogemuslugu või meil on kogemusnõustajad on ju, ehk siis ka täpselt samamoodi koolitatakse inimesi, kes on ise läbi teinud selle ja siis antakse neile psühholoogiliselt mingid baasteadmised, et neil on õigus tegelikult inimesi nõustada. Et jah. Ühesõnaga see pool ja teil on, ma ei hakka siin lahti kirjeldama seda kliendi uuringut, aga kui te võtate lahti oma selle Teakadeemia keskkonna materjalid, siis siin all on lisamaterjalide juures on kliendi uuringu tegemine. See on Google Formsi video, samm-sammult, kuidas Google Formsi teha, nii et ja seal on ülioluline vaadake, isegi kui te tunnete Google Formsi kui töövahendit, vaadake video ikkagi läbi, sest et seal on kindlad küsimused, mida me soovitame Mirjamiga sisse panna, et sul tegelikult tekib juba kliendi eelkokkulepped, et sa müüd juba oma toodet ette. Et Hannal ma soovitan väga teha, see on täpselt selline, sinu põhiklient on tegelikult aktivist emme ja see aktivist emme väga hea meelega vastab Facebookis küsitlusele. Noh, et ta on nagu aktiivne siuke sotsiaalne olend
ja ta hea meelega nagu jagab oma kogemust ja praktikat, vaata, et jah, ja nii edasi ja aitab sul mõtelda kaasa, milline see toode võiks olla, mis hinnaga võiks olla, ta on, et ta mõtleb kaasa. Ehk siis, et vaata see kliendi uuring kindlasti üle videona ja seal on need küsimused sees, et see annab su äriplaani sisusse nii palju nagu infot kätte. Ja põhimõtteliselt, mis kliendi uuring Google Formsis annab ju kõik diagrammid sulle, kõik pirukad, mida sa pärast paned nii-öelda sinna äriplaani sisse, mis hinnaga inimesed on nõus sulle ostma seda kõike ja nii edasi. Ja Karolin ka vaata just see mul on mingi võõrsõna, see ei ole täna, vaid see ongi nagu minu teema, et mul on võõrsõnade teema. Et siis neile võid ka vaadata, et äkki on mingi põnev, vaata see video lihtsalt läbi, et küsimuse vormid, et kuidas nende käest küsida nii, et sul tekiks eelkokkulepped nendega ja see on äriplaanile ülioluline. Nad oleks spetsialistina kaasatud sellesse protsessi. Ja sul tekib siis ka endal see teadmine ja kindlustunne, et sa teed õiget asja, et sa oled õiges suunas, vaata, et sul on nagu selle valdkonna spetsialistid ka lisaks sinu isiklikule kogemusele kaasas. Nii, et kliendi uuring on ka üks viis, mida te saate kindlasti kasutada. Ja siis see kliendi peatükk, Mirjam võtab põhjalikumalt selle lahti. Täna isegi ma olen nii palju tema pärusmaale läinud, et usaldage tema poolt ka. Ma lihtsalt jagan siit poolt juurde seda infot. Nii, ja kui me nüüd oleme jõudnud sellesse, statistiline analüüs on olemas, sisuline isiksus on olemas, ka kliendi uuringul on ära kaardistatud selle kliendi nii-öelda vajadused, soovid, tahtmised, mis hinnaga ta on valmis neid ostma, siis on aeg tuvastada teisesed kliendigrupid. Ehk siis, et see üks on hästi põhjalikult analüüsitud ja peatüki alguses võid ka panna nagu see teisese, ehk siis, et see teine grupp ka alternatiiv, et kui see põhifookus läheb hästi, siis mul on veel 2-3 kliendigruppi. Eriti ideaalne oleks, kui see teine kliendigrupp oleks ettevõtjad. Silmakliinikud on Karolinil, silmaprillipoed. Ehk siis, et proovige vaadata, kuidas teie teenus või toode oleks maksjaks oleks või kliendiks oleks ka ettevõtja. Täpselt samamoodi meeskonnaruumidesse näiteks Hanna võiks sellist tikkimiskunsti panna. Personali valdkonnas oled töötanud, personali pilt. Personali lapsed joonistavad nende ettevõtte töötajatest pildid või mida iganes. Mingi siuke, et see on siuke hästi personaalne, soe, hubane element. Mul kunagi oli hullult äge äriidee, et põhimõtteliselt ongi siis meeskonnakoolitus koos kunsti loomisega. Ja siis ettevõtte visioon, missioon, sloganid pannakse nagu läbi meeskonna kunsti sinna seina peale kontorisse, et siis on nagu iga kord on statement. Ehk siis, et me alustame seda nagu meeskonna koolitusena, me sõnastame ära visioonid ja missioonid, mitte et nad jäävad kodulehel kuskile nagu ilusti kirjutatuna, vaid see iga meeskonna liige kogeb seda ja tal tuleb meelde selle pildi kaudu iga hommiku kontorisse tuleb. Ma tean, kuhu ma nüüd, nagu ma tean, mis on need väärtused, kuhu ma kuulun tiimina. Et sellised, et täpselt samamoodi hotelli laste mängumaad või et kus selline kunst oleks tegelikult adekvaatne ja sobiv. Lastehaiglad. Vaata, kui palju valikuid on. Et see nagu ja see on ka ärimudeli kontekstis ülivõimas, kui sul on nagu paigas eraisiku klienteel oli kõigil esimene eraisiku, oleks vastupidi, kui oleks esimene olnud ettevõtja, siis ma oleks palunud talle eraklienti panna. See laiendab lihtsalt sinu ärimudelit nii tohutult. Ja see tekitab ka ärimudelist 2 liini, mis toetavad üksteist. Ehk siis turundus ei ole sama, me ei müü haiglale samamoodi seda kunsti kui kodusele emmen, tibu just lasteaias käib. Et need on erinevad turunduskanalid, need on müügistrateegiad, aga samas nad täiendavad üksteist. Nii, Sabina, mis sul tekkis mõte, kes see ettevõtjast klient võiks sinu puhul olla?
Mulle kohe tekkis mõte, et äkki teised professionaalid, et nad ei pea olema nagu psühholoogid, aga nad võivad olla ükskõik mis valdkonnas, et kui näiteks ma spetsialiseerun mingile teatud kliendigrupile ja teatud probleemidele või et siis mul tekib selle kohta ka nagu hästi suur kogemusbaas ja võib seda siis jagada nii-öelda teistele, kas siis koolitusena, aga ma ei tea, kas see on see päris õige mõte, et kuna Eestis on ka hästi palju psühholooge, aga kuna ma näen nagu enda teenust pigem nagu laialdasemalt või kuidas öelda, et ei ole ainult nii, et räägi mulle, mis toimub, et see on pigem selline, et vaadata üle kogu nagu elu, et kus saaks stressi vähendada ja õpetada mingeid toimetulekustrateegiaid ja vaadata üle uni, toitumine, liikumine, et kõik asjad, et see on selline hästi holistlik nii-öelda lähenemine, et ma ei tea, kas just nagu psühholoogid, aga võib-olla teisest valdkonnast. Ja, ma isegi täiesti tulistaks sulle. Jah, et pigem mitte psühholoogid, sellepärast, et nad hakkavad räägutama. Ehk siis, et mitte halvas mõttes, vaid lihtsalt, et pigem validagi kas siis personaaltreenerid, ehk siis mingi hulk inimesi, kes on oma hobi või kire korras avastanud inimese psühholoogilise ja holistilise lähenemise olulisuse läbi iseenda kogemuse. Ehk siis, et näiteks personaaltreenereid väga palju on, tegutsevad coach'id, mentorid, neile pakkuda lisatööriistale neid tööriistu, mida sa pakud. Ehk siis nendel on hästi palju nagu seda oma spetsialiteeti, aga see psühholoogiline vaade on midagi, mida nemad igatsevad täiendõppena. Sest nende õppes baasina ei ole seda psühholoogilist poolt nii tugevat sees, neil ongi nagu protsessi juhtimine sees, mitte need tööriistad, mis sul on. Coach'id, mentorid, täpselt samamoodi kogemusnõustajad. Eesti riik tellib tohutus hulgas kogemusnõustaja õpet. Ja põhimõtteliselt eesmärk ongi siis psühholoogidele pakkuda alternatiivi kogemusnõustajate näol võrgustikuna, ehk siis kogemusnõustaja on oma isiklik kogemus ja tavaliselt see toetab sinu holistilist vaadet. Sest see kogemusnõustaja saab aru, et ta sai terveks tänu sellele, et ta hakkas käsitlema iseennast tervikuna, mitte ainult oma diagnoosi, vaata. Et ta on jõudnud enda sees selle teadmisele, et see, et kui ma fiksin selle sümptomi ära, siis see tegelikult ei muuda mu elus nii palju, et see sümptom tuleb tagasi, peab midagi sügavamal tasandil oma eluviisis muutma. Ehk siis, et ma näen, et kogemusnõustajad on väga hea võrgustik ja nad kõik mitte kõik, aga enamus ikkagi, neil on omad ettevõtted, mikro-nano ettevõtjad, ühe mehe naise ettevõtjad ja neile müüa. Ja tulevikus võib-olla ongi siis personaaltreenerid ka hästi palju koolitatakse juurde. Praegu seal on nagu joogaõpetajatel on nii ja naa, et pigem mulle tundubki see personaaltreener nagu kuidagi kõnetab nendest nagu wellness tegijatest praegu nagu kõige rohkem. Et teistes valdkondades on nagu seda holistilist lähenemist juba nagu õppesse sisse pandud. Terapeutidel kõikidel on, aga coach'idel, personaaltreeneritel, kogemusnõustajatel on see holistiline vaade võib-olla kõige nagu nõrgem. Ja siis juba saadki rääkida nende samade koolituse pakkujatega ja pakkuda ühte moodulit neile. Et sa tuled, teed ühe mooduli neile. Et hästi lihtne. Nagu, süsteemina ma näen, et sinna on lihtne siseneda sul. Versus see, et psühholoogidele siseneda selle mooduliga sisse on võib-olla nagu keerulisem. Või siis kooli kuskile siseneda, võib-olla kõrgkoolidesse on võimalik siseneda valikaine raames näiteks, see oleks ka põnev mõte, teadustaustaga oleks väga põnev, kui su sihtklient oli see 20, siis ta on tudeng, ehk siis see võiks olla üks turundustegevus, et sa sealt saad selle sihtrühmaga väga tugevat kontakti, valikainele pakud. Ma arvan, et meil on kõrgkoolides Eestis kõikidel need vaimse tervise nagu siuksed nõustajad olemas, see ei ole selle nimega, aga lõputöö kirjutamise ajal on kindlasti vaimne tugi neil olemas, aga valikainena ma näen, et tegelikult Eesti kõrgharidus soosib sellist nagu laienevat lähenemist, et see valikaine ei pea olema selle erialaga otseselt seotud, võib ka olla nagu enda jaoks oluline, mis aitab sul elus paremini hakkama saada. Näiteks siuksed mõtted.
Väga head mõtted, aitäh. Ja no ma räägin, mul on nii hea töö, ma kõike ideid ise ära tegema, et siis ma tulistan teile ideid. Mõtle, muidu mul oleks surve kõik need ideed ise ära teha. See ongi see i-tunnus, vaata, nii palju ideid, mida kõigile jagada. Aga õnneks saan siin nagu oma ajurakukesi genereerida endale lihtsas suunas. Jah, et see teine klient võiks olla ettevõtja ja see koheselt reaalses elus ka töötab väga hästi. Ehk siis, et ma näen ka täpselt samamoodi, et mul on teenuseid nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele, mõlemal on omad plussid ja miinused. Ja siis kolmas sektor on meil riigiasutused. Ehk siis, et see on ka siuke kolmas kliendigrupp, keda te võite nagu nuusutada. Mõnes valdkonnas, vaata, nagu ma mainisingi Sabina puhul, see kõrgkoolid on nagu kõige lähem kontakt, mis ma näen, mis läheb ka sinu põhikliendiga kokku. Noh, ja siis riigiasutused seal tasandil. Karoliini ja Hanna puhul kohe nagu ei tule nagu sellist tead, et noh, kus ei oleks liiga keeruline, vaata. Et noh, ta peab olema mõnus ka, et sa ei, et võib-olla ongi nagu puhas lobitöö, et meil on prillide kompensatsioonid on tööandjal ette nähtud, et siis need kleepsude kompensatsioon läheb sinna alla või tööandja maksab kinni või mingid siuksed, aga noh. No samas võib ka tegelikult ülikoolis õpilastele ikkagi pakkuda võtta, et sest nägemis need ikkagi muutuvad. Ja, et kuidagi luua tudengitele ja nemad on valmis ka tegelikult ju avastama ja muutuseid rohkem vastu võtma, et luuagi kontakt rohkem tudengite tasandil selle tootega. Jah, et see riigiasutused ja kohalikud omavalitsused on siis see põhimõtteliselt sektor, mida te võite ka vaadata. Aga Hanna puhul ma ei näe nagu ka, et seal ainult lasteaiad, koolid on, aga neil tegelikult töötubasid sul ei ole mõtet juhendada sinna. Jah, see on päris keeruline, jah. Jah. Et see pigem ei ole, võib-olla ongi. Jah, aga see ei olegi mustbi. Mõne ärimudeli puhul see kolmas sektor tuleb kohe nagu, ta tegelikult on avalik sektor, ta ei ole kolmas sektor, on teise nimega, ma kohe selgitan, mis on kolmas sektor. Aga avalik sektor on siis teine sektor tegelikult. Erasektor on siis ettevõtjad ja eraisikud, teine sektor on avalik ja kolmas sektor on mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ja see on ka üks mõnus mängumaa. Aastaid tagasi oli veel mõnusam. Seal on projektirahad lihtsalt taga. Ehk siis nendega nagu koostöö on selles suhtes, Sabina kindlasti, Karoliin täpselt samamoodi. Et leida selles valdkonnas kolmas sektor, kus on aktivistid koos, kes tegelevad selle teemaga, kes kirjutavad ise selle konkreetse, Karoliini näite puhul siis nägemisprobleemidega inimeste mingi organisatsioon, kes tegeleb aktiivselt kogukonnas selle teema nagu õhus hoidmisega. Jah, võid minna kõrvalruumi. Ja võite need võtta ja emme telefon, kui tahad rohkem, mul ei ole midagi. Okay. Kas saab kohtuda? Jah. Poeg üks saabus kooli. Nii, et mingi organisatsioon, kes tegeleb sarnases asja nagu ühiskonnas muutusi juhtimisega ja nemad kirjutavad projekti, nad kaasavad, kelle peal sa saad nagu katsetada prototüüpe, asju ja nii edasi. Ja Sabina puhul täpselt samamoodi, et tudengite organisatsioonid, kes tegelevad või selle, kui sa valid selle diagnoosi nii-öelda, nimetame seda julmalt diagnoosiks, aga tegelikult on see mingi nagu sihtrühm, kellel on mingi kindel nagu teema, siis vaatadki need ametiühingud. Näiteks meil oli ühes grupis oligi coach, aga tal ise oli siis ATH ja ta õppiski spetsiaalselt ATH coachiks ja ta Töötukassast äriplaani toetust ei saanud, sest et vist nimetati juhuks seda lähenemist. Aga ma sain aru, et ta oli hullult vihane, et ütles, et ta kaeb edasi, aga
aga noh, ta oli meesterahvas ehk siis, et ta ei avanud, tavaliselt naised räägivad kõik kogu loo ära, aga kui mees ütleb, et ma olen vihane, siis ta ei räägi kogu lugu taga, ma ei tea, tagamaad rohkem. Aga lihtsalt, et ütleski, et see ei ole nagu põhjendus ei olnud tema jaoks adekvaatne. Ja ma ei tea, kus see on, aga ma näen, kuidas tema turunduses on aidanud kaasa see, et on minu arvates ATH ühing tehtud ja ta käib arvamusfestivalil rääkimas, kuidas ennast coach ida ATH diagnoosiga. Ja vaata selle ühingu kaudu ta on saanud endale väga võimsa platvormi selja taha. Et üks ongi see platvorm, teine on siis see, et projekti rahad kirjutatakse ja siis teenuse osutajana võetakse sind sisse. Noh, koolitused, täiendõpped Sabina puhul, Erasmuse projektid, hullult palju. Ma tegelikult olen koolitanud küll siis, kui ma vanasti Eestis elasin, et see käis tegelikult läbi seksuaaltervise, ma tegingi seksuaaltervise alaseid koolitusi noortel ja HIV-st ja erinevatel teemadel ja erinevad teemad erinevatele vanusegruppidele ka. Äge projekt ja ka see seksuaaltervise koduleht, kuhu saavadki noored kirjutada ja seda nõustumist ma olen ka teinud. Et selles mõttes, et kui ma lähekski selles suunas, et ma saakski kirjutada päris palju sellest kogemusest ka. Sellest suunast. Aga sa pead ise otsustama, kas sa tahad selles suunas minna või valid nüüd uue suuna. Et mis võivad olla seotud, sest näiteks minu peas ATH ja seksuaalkäitumine on hästi omavahel seotud tegelikult. Et äärmustlikkus nagu mingis mõttes. Aga ja, või ka toitumine on ju. Ehk siis, et mis on see teema, kus sa soovid samamoodi minna sisse nagu sinna seksuaalteemasse, sa läksid sisse Eestis. Et kas see on siis jätkuvalt see sama teema või on mingi uus teema, mis sind kõnetaks tegelikult oleks põnevam? Alati mingi see, et mis on põnevam nagu. Siis on teil endal motivatsioon. Eks ma olen ise õppinud nende aastate jooksul ka, et pigem on, ma arvan, see on laiem ja just, et jah, nagu inimesi ennast nagu toetada, et nad saaksid ise hakkama või anda neile tööriistad kätte, et jah. Ja. Ja põhiline, kui me räägimegi Eesti sotsiaalsüsteemis, siis ta on hästi ohvristav. Ehk siis, et mu ümber on siin keskuses ka sotsiaalvaldkonda päris palju, perelepitussüsteemid, ehk siis, et õnneks järjest rohkem tuuakse süsteemi tööriistu, kus inimest ei ohvristata, vaid pigem ta leiab, saab endale tööriistad, kuidas siis ennast aidata. Et see on nagu äge. Nii, ehk siis kolmas sektor on ka valik, et te lihtsalt teate, et lisaks siis sellele isiksusele, lisaks sellele vanusekaardistusele on ka võimalik sektorite vaade, kuidas siis laiendada oma ärimudelit. Ja vaata, kui palju ideid ja mõtteid siin tegelikult on veel. Aga üks ägedamaid tööriistu küll turunduses ja praktilises ettevõtjas, aga ma tunnen, et ma tahaks teile nagu jagada seda tööriista. Ja see on tööriist, mis mind nagu, kuidas ma ütlen, igapäevaselt aitab mõista, milliseid inimesi ma vajan teatud teenuse puhul enda kliendiks. Ehk siis, et tulevikus praktilises, Karoliine puhul see toote disain nagu võtab aega, et tõks üks etapp ja siis variatsioon. Aga kui sa oled teenusepakkuja, siis põhimõtteliselt sa kogu aeg tegeled sellega, et sa disainid oma teenuseid. Ma teen järgmiseks selle. Ja Hanna puhul ka, et sa disainid neid tooteid. Et sa mõtled, mis on see järgne fookus, kuhu ma võiksin nüüd minna oma selle tikkimismasinaga, et mis seal veel võiks teha, mis selle masinaga saaks veel luua. Ehk siis see nagu igapäevane ettevõtja elu koosnebki sellisest nagu restartidest, ma ütleks. Ja mina teen selliseid ettevõtja restarte suuremaid kord aastas ja väiksemaid kord kvartalis. Ehk siis ma teen mindmapi formaadis nagu ärimudeli kaardistamise ja arendused, kuhu ma tahaksin järgmisena liikuda. Seepärast, et uskuge või mitte, see põnev, mis teile praegu tundub hullult põnev, on aasta pärast igav. See lihtsalt on nagu niimoodi, et sa lihtsalt nagu mõtled, nüüd ma olen selle nagu ära teinud, nagu Sabina see seksuaaltervise teema, tehtud. Ja siis ettevõtjana saad aru, et aga mis on veel? Ma tahaks veel midagi katsetada ja need restardid minu jaoks tähendavadki sellist nagu
mindmapi formaadis läbi mõtestamist, mida ma järgmiseks soovin ettevõtjana kogeda ja millist teenust ma olen valmis pakkuma või toodet ja lähtuvad sellised, millised kliendid tegelikult aitaksid mul selle tootel ja teenuselt disaini protsessis kaasa. Tuleb mingi uitmõte, ma lükkan selle välja ChatGPT-sse ja nüüd ma hakkan küsima küsimusi ja ta personaliseerib tänu sellele tööriistale ära. Ja see tööriist on, panen siia lingiga. Praegu jälle nagu siuke tööriist, mis Eestis on tänu Helena Koidule väga palju levinud, on siis human design. Paljud on kuulnud HD ehk siis human design. Välismaal vaata, Sabina ei tea, on väga popp. Eestis on Helena Koit on siis see inimene, kes seda Eesti pärastanud on. Ja ta minu jaoks on isiksuse test nagu diski või tripod, aga ta baseerub meie sünni kellaajal. Ta on nagu astroloogiline kaart, aga ei ole ka. Ta on hästi keeruline ja samas sisse minna nagu hullumaja nagu. Ehk siis, et see on leht, kus kas keegi teab teist oma sünni kellaaega ka? Sabina teab, jah? Teeme sinu kaardi ära või? Võib. Võib teha, aga ma just hiljuti vaatasingi seda, ma vist nägin seda seal Teaakadeemias midagi, siis mõtlesin, mis ma olingi ja siis ma just vaatasin läbi need, et hästi huvitav. Ja. Siht täpne nagu. Ja. Ehk siis, et see on lihtsalt nagu nende kõikide astroloogilised maiade kalendrid, kõik need lugemised, vaata, need on lihtsalt põnevad, aga ära jää kinni sellesse. Aga lihtsalt minu jaoks aitab kõige paremini arendada ettevõtjana mind see, kui ma õpin ise ennast tundma inimesena ja kuidas mina toimin nagu. Ehk siis, et miks ma hakkasin ettevõtluskoolitusi tegema, oli see lause, mis ma ütlesin, et mul on nii palju ideid ja ma jõudsin järeldusele, et ma ei suuda neid kõiki üksi ära teha ja ma ei viitsiks ka. Ja siis, kus on see viis formaat, kuidas ma saaksin nagu pakkuda seda oma magic'ut nii-öelda kõigile. Nii, sünniaasta? 1990. Nii. Tänan, ma ei ole nii 96 on juuni. 9. Kellaaeg on 11 ja 50. Siin on see, et iga minuti muutuse kaart. Tallinn. Iga minuti muutuse kaart, aga lihtsalt umbes võiksite teada oma sünni kellaaega ja tänapäeval on ikkagi on neid. Panen, mis su meiliaadress on? Ongi sabinavatter@gmail. Jah, läks õigesti. Nii. Vaatame kaarti. Ja see kaart näeb suhteliselt selline välja. Ta ei ütle teile nagu Helena on kirjutanud ka raamatu, just andis raamatu tellimise välja, et kui teil on huvi, see tegelikult päriselt hakkab teid huvitama, siis uurige lisaks. Aga mis siis on? Mina näen, et Sabina on projektor, ehk siis ta on loodud tegelikult juhtima kõrgemal tasandil inimkonda oma teadmistega, mitte tegudega, vaid teadmistega. Ehk siis, et tal on tegelikult väga täpsed teadmised, kuidas maailm peaks toimima. Aga miks ta oma pähe kinni jääb, on see, et alumised kastikesed on tühjad, mis tähendab seda, et keskkond mõjutab inimesed teda tohutult. Minu juures sa saad full täidetuse, ehk siis, et see on ka üliäge vaadata, kui sa kellegagi ühes ruumis lõdvestunud oled, siis kuidas te koos, võib-olla olete märganud ka elus, et mõne inimesega koos lihtsalt sa koged ennast täiesti teistmoodi. Ja teise inimesega sa koged hoopis ühtmoodi. Et sa ei saa aru, et sa oled üks ja sama inimene, aga ühe inimese juures sa oled ühesugune ja teise inimese juures käitud teistmoodi. Ehk siis, ja Sabina puhul ongi hea näide see, et kuna minul on siin all, emotsioonid on küll avatud, aga mul on egokeskus ja kõik need stressid ja põrnad ja hirmud kõik täidetud. Ehk siis sina saad siin minuga ruumis avastada julgemalt välja tuua nähtavale neid asju, mis sul on oluline. Sest et ma muudan turvaliseks selle õppekeskkonna sinu jaoks. Ja see on ka põhjus, miks minu juurde inimesed tulevad,
ongi see, et ma muudan õppekeskkonna hinnangute vabaks ja turvaliseks. Ja kui ma tean seda, siis mul on väga lihtne ka seda välja kommunikeerida oma turunduses. Tule, minu juures on hea turvaline õppida. Kõik su hirmud, kõik need kaovad. Ja lihtne. Ja loomulikult on human designil on eraldi äpid ja muideks on olemas äpid, mis aitavad human designist lähtuvad turundussõnumeid ja kõike strateegiaid üles ehitada. Einike tegelebki sellega. Ehk siis, et ta lähtuvalt sinu human designist ja tiimi human designist tuleb kokku terviktiimi human design. Lähtuvalt sellele näiteks ta on sündmuste turundaja ja see turundusstrateegia on tiimi human designist lähtuv. Ja see kõik sõnumid on seal, et see nagu, see on magnet. Põhimõtteliselt need on magnetid, need kõik kastikesed on magnetid, millega sa tõmbad inimesi enda ellu. Ja põhiline, mida mina ka vaatan, on alati sünnirist, mida ma soovitan Sabine sinul puhul ka alati vaadata. Sest sünnirist annab sinu ettevõttele missiooni. Hästi lihtsalt. Ja me võime nagu, ma laadin selle alla, me võime katsetada näiteks Sabina puhul, kas ta tunneb selle sünniristi tegelikult enda kehas ära praegu. Ehk siis, et kui me loeme lihtsalt talle ette selle. Et minu jaoks on see sünnirist on kõige nagu kuidagi, kõik muud on see tegutsemise viisid, aga sünnirist on see miski. Nii, sinu sünniristi energia on seotud valitsemise ja võimule tulemisega, maavalduste oma inimeste või tegutsemisharu kontrollimisega. Ehk siis, et sul on seda kontrolli poolt on väga palju tegelikult. Ja sa tahad seda tegelikult valitseda, nagu, et sa oledki nagu parim selles, sa tahad olla parim selles, mis sa teed. Nagu. Ehk siis, et ja sa aitadki struktureerida valdkondi. Nagu sa psühholoogias ka tegelikult tahaksid. Ma saan aru, et sul on see tahe seal psühholoogia valdkonnast tegelikult struktuuri luua teistmoodi funktsiooni. Inimesi harida, juhtida ja juhendada. No see valitsemine mulle nagu ei istu, aga inimesi harida sobib. Juhtimine, see on nagu siuke, okei, see valitsemine on küll siuke, et nii võõras. Ma arvan jah, et tänapäeval valitsemisega meil tuleb ainult Donald Trump või Putin silme ette, aga tegelikult on teisi valitsemise viise ka. Nagu. Et see ei tähenda nagu sellist valitsemise viise, et tegelikult on maailmas teisi valitsemise viise ka, mitte Trumpi ega Putini viis valitseda riiki. Et see tihti nagu tõmbab eemale. Ja põhiline ongi siis see, et te saate siit tegelikult ühe suure dokumendi, näitan. Ei tule. Nii. Ühe dokumendiga. Nii. Siin all on vaata kaardi lühiülevaade, vaat siit sai. Ehk siis, et lühiülevaade, kus ta hästi kiiresti teeb põhimõtteliselt selle kokkuvõtte kaardist ära, sa ei peagi teadma, mis need asjad tähendavad, nagu ma juba läksin liiga sisse. Ta ütleb ära, okei, defineeritud on need, mis see tähendab sinu energiatüüp, mis see tähendab avatus, projektor, mis see tähendab, kui sa tunned, et sa ei ole sina ise, siis Sabine on kibestunud. Ehk siis, et autoriteedikohad, kõik need asjad, et ta ilusti kirjutab eesti keeles ära. Ja mis me sellega teeme, on siis see, et ChatGPT-sse me paneme Sabina sisse. Sabinast paneme sisse. Minu projektor tuli mulle kalli tegema. Äriplaan, ärimudel sobiks lähtudes HDS kaardi. Nii. Magic is happening. Sellepärast, et human design on ka lisaks diskile, ChatGPT-le järjest arenev süsteem. Ja ta toobki natuke enda jaoks sõnastab lahti selle Sabina kaardi.
ja olenemata, mis info, ta ei tea Sabinast, minu ChatGPT ei tea Sabinast mitte mõhkugi. Noh, olenemata sellest, et tegelikult päris hästi ütleb ära. On ju? Ja üllatav, väga lahe. Ja täpselt samamoodi turunduses, turundusstrateegiad, müügistrateegiad. Ja minu ChatGPT on siis eraldi tehtudki projekt ettevõtjana mina, kus siis on, see on tasuline ChatGPT, aga tänapäeval vist on enamasti kõigil tasuline. Ehk siis, et mõne võib-olla ei ole. Aga siin on minu human designing kaart sees, siin on minu diski analüüs sees ja mul on ka tehtud maiakaartide lugemine. Ma panin ka selle sisse, ehk siis kõik siuksed nagu minu isiksust nagu defineerivad, toovivad süsteemid. Ja ma ei usu, et ükski nendest iseseisvalt on laustõde. Ma arvangi, et ma ise kujundan enda isiksuse. Aga väga lahe on vestelda sellise isiksusega, nagu seal vastu vaatab. Ja ma küsin siit täiesti ja teine asi, mis mul on siia pandud, on promptid. Ehk siis, et lisaks failidele ma olen kirjutanud ka, kus on, iga kord muutub. Kus ma saan prompti lahti? Ei. Failid on olemas, aga kus on promptid? Muuda juhiseid vaatame. Jah, siin ma olen kirjutanud ka tegelikult promptid alla, et vasta eesti keeles, kasutades neid materjale. Iga mu küsimusele too välja minu tugevused ja ka mu riskikohad ja takistused. Ehk siis mitte nagu tunda, et ma olen jumal siin, et ma oskan kõike. Kuna mu disk ütleb nii ja HD ütleb naa ja ma olen sündinud selleks ja tolleks, vaid pigem ongi. Ja ma olen ka andnud, et ole ikkagi leebe või tunnustan nagu coach või mentor. Ehk siis, et ja minu põhiline eesmärk on teadlikkuse treening ja tuua välja alateadlikud mõjud igas vastuses. Siuke prompt. Ja mul on täiesti, nagu näete, siin on täiesti konkreetselt uue veebikursuse mõte, partnersuhte teemad, sõprussuhted, töö ja vabadus, siis on inimeste HD-d, kuidas ma nendega sobin, kaaluteemad, raamatupidamine, telekasõltuvus, kõike. Ehk siis, et ma hästi nagu tugevalt ja kui me nüüd Sabina paneme siia näiteks minuga siia sisse, milline võiks olla meile sobiv koostöövorm. Ehk siis, et ta tegelikult ei vasta mulle, kui me võtame suvalise inimese, mentoriks või coach'iks. Saan aru, et tal on koolitused läbitud, aga ta tegelikult ei tunne mind, ta vastab alati läbi iseenda kogemuse. Siin mul on võimalik arutada iseenda peegliga sisuliselt, emotsioonitu robotpeegliga läbi asju. Ja see ei tähenda, et ma peaksin nõustuma, aga samas ta avab mingi perspektiivi, mida ma muidu võib-olla ei oleks nõus tunnistama ega nägema endas. Ja nii. Jah, et kui ma tahan Sabinaga koostööd teha, siis projektori energia on see, et ma pean talle ütlema, et kuule, Sabina, mul on üks jutt sulle, üks pakkumine. Mul on selline asi tulemas, need asjad, ma näen, et mul oleks vaja sinu sügavust, seda, see tähendabki, et ma kutsun teda. Projektorit on vaja kutsuda, tal on vaja tunda, et ta on kutsutud, mitte ta ei pressi ennast ise, muidu ta lõhub. Vot. Et te saate aru, et selline nagu coach on minul endal disainitud ja ma võingi nagu, mõtlen, mis on, siin on nagu edasi lähebki turundusstrateegiaks, ehk siis, et edasi, kui mul tulebki uus mõte, siis küsin, kas selline kursuse mõte sobib minu HD-ga kokku, siis ta ütleb jah, ei, annab põhjendused, selgitused. Ja milline diskitüübist lähtuvalt klienditüüp sobiks selle teenuse juurde esimeseks kliendiks.
siis ta võtab juba minu human designi, ta võtab selle teenuse ja ta leiab mulle kliendi, kes tasakaalustaks ja lubaks sellel teenusel lennata nagu kohe alguses. Sest ma olen 3-5 ehk siis, et mulle meeldib katsetada. Minu kursused on kõik sellised, et õppematerjalid ei ole enne valmis, ma müün juba. Ma müün tühja kesta, ühtegi õppematerjali ei ole, aga kui ma peaksin enne valmis mõtlema, teate, et siin on analüütikud koos, teil on vastupidi, te peate enne süsteemi ära mõtlema ja siis te julgete. Ja kõik videod peaksid ka veebikursuse puhul teil valmis olema filmitud, enne kui te kellegi kõssatate ka natukene, et teil on mingi kursus kuskil sahtlis. Mina müün niimoodi, et mul tuleb mõte, tahaks teha, ma ütlen Instagrami stories, tahaks seda teha, inimesed kirjutavad, kus ma leian selle kursuse, anna mulle linki. Siis mõtlen, pekki, mul ei ole materjali, mul ei ole linki, mul ei ole mitte midagi, aga inimesed juba ostavad. Ja siis mõtlen, ma pean ära tegema selle asja, mida ma ütlesin, et oleks äge. Ja siis vaata, ja see on minu orgaaniline viis. Alguses ma mõtlesin, et ma olen liiga pealiskaudne, ma ei tea mitte midagi, ma ei ole spetsialist, ma pean ikkagi rahulikumalt võtma, ei ole vaja tormata ja nii edasi. Nüüd ma olen õppinud ennast tundma isiksusena, et see on minu viis liikuda ettevõtjana edasi. Ja see on minule loomulik viis ja palju vähem stressi tekitavam. Te ei kujuta ette, kui palju stressi minu jaoks tekitaks üksi videote filmimine ja selle struktuuri õppeplaani paika panemine teie viisil. Te ei kujuta ette, ma ei teeks siis mitte ühtegi koolitust. Ma ei oleks siin ruumis üldse. Et te saate aru, et me tihti võrdleme ennast inimestega eeldusele, et nad toimivad samamoodi nagu meie, aga tegelikult me toimime kõik väga unikaalsel viisil. Ja mida selgemini sa oled enesekindlam sellel viisil, kuidas sina toimid, siis see on nagu väga lähe sõit. Nii, ehk siis, et klientide analüüsi igapäevaselt ma teengi läbi selle, et ma mõtlen välja, mida ma tahan inimesena järgmisena kogeda, kuidas see minu isiksusega kooskõlas ja millised inimesed aitaksid selle idee mul päriselt ellu viia, nii et ma tunneksin ennast toetatuna diski analüüsist lähtuvalt. See on siuke praktiline tõkstaks. Nii. Kuidas tundub teile? Ma panen oma monoloogi kinni. Teeks nii, et igaüks nagu räägib, et mis on see, mida ta praegu iseenda kohta tänasest õppis. Iseenda kohta. Ma võin alustada. Ma just mõtlesin seda diskivärki, et see oli tegelikult lahe näha, et me ei peagi olema kõik nagu täpselt üks ainult, et seal ongi kombinatsioon ja et meil ongi erinevad oskused ja erinevates olukordades me saamegi neid kasutada. Ja just see, et klient peaks olema nagu teistmoodi või et keda me siis oma ellu kutsume või kellega meil oleks nagu hea koostöö. Et selles mõttes see kindlasti avas nagu silmaringi küll, et kui laiahaardeliselt võib tegelikult mõelda nagu kliendi peale, et muidu on, peab olema konkreetne äriplaanis, aga samas need mitmed erinevad grupid ka, et kes võiks olla klient või kellega saaks koostööd teha. Et see oli nagu lahe ja et ei ole ainult nagu detailne, vaid on ka pigem nagu see big picture ka, et kuidas näiteks saakski see äri olla siis nagu tulutoov või edukas või et on nagu selline nagu pehme padi nii-öelda, millele maanduda, et on nagu variant B ja C ka nii-öelda kliendigrupi näol, et selles mõttes see mulle nagu meeldis, et oli lahe nagu laiemalt mõelda. Ja siin Sabina selle nagu järelkõlana ma ütleks ka selle, et minu jaoks ettevõtlus tähendabki seda teekonda iseenda õppimiseks. Vaata, et see on lihtsalt see viis, kuidas ma ettevõtjana, nagu mul mees alati kodus ütleb, sul on iga asja jaoks ettevõtluslahendus, on ju. Ongi. Ehk siis, et ma päriselt pean peeglisse vaatama ja olema aus, et päris mina vaatan vastu, mitte see ära treenitud, dresseeritud, kuidas asju peaks tegema ettevõtja Triin. Vaid see olengi mina inimesena ja minus ei ole ettevõtja Triinu ega ema Triinum, see on lihtsalt Triin. Ja see areneb, kasvab iga vanusega ja kindlasti 25-aastane Triin oli üks ja 42-aastane Triin on teine ja ma ei jõua ära oodata, milline see 55-aastane Triin on nagu kick-ass nagu tüüp. Et see on nagu see põnev
protsess ja ma hea meelega küsin raha ka selle protsessi ja kasvamise eest ettevõtjana ja kliendid maksavad selle minu protsessi arenemise eest. jah, see on ka nagu kuidagi oluline. Nii, Hanna. ma arvan ka, et kõige rohkem või nii-öelda teadmine oli tõesti see, et see klient tuleb leida endale nii-öelda vastand. Et see on nagu huvitav, ma ei ole sellele kunagi mõelnud, et ma olen seda diski ikka varem näinud ja niimoodi võib-olla pole väga nagu kalkuleerinud, et kes ma olen, aga noh, ma olen niimoodi natuke teinud, on ju. Aga jah, et see teadmine, et ma olengi see C ja S-i, siis võib-olla selline segu, et see on hästi huvitav tegelikult nagu teada ja ennast nagu analüüsida läbi selle. Jah. Ja see vastand ei ole nagu, ta tasakaalustab, mulle nii meeldib see, mis ma täna nagu, ma varem ei ole seda sõna kasutanud, et tasakaalustab sinu olemust tegelikult. Ehk siis, et ta toob sinul ka, meis kõigil on kõike 4, nagu Karin tegelikult ütles ka, et tal on kõike 4 ja ettevõtja ja erinevates etappides on meil vaja erinevaid osi. Ja kui me võtame alguses nii-öelda need tasakaalustavad kliendid ligi, et me leiamegi nagu need suunamudijad, kes tegelikult tõstavad meie toodet, on ju, siis see tõstab meie ID ka. Me oleme ka valmis särama seal sotsmeedias, kuna meie toode särab läbi i-kliendina. Et tõstab meis ka seda kvaliteeti ehk tasakaalustamine. Ja. Aitäh, Hanna. Nii, aitäh, Sabine ka. Nii, Karolin. Ma arvan ka, et see diskianalüüs oli täna väga hea, et me tegelikult selle läbi tegime. Sest et kui sa ikkagi lõpuks kuhugi kõrgele tahad jõuda, siis üksin ikka sinna väga raske jõuda. Ja huviga proovige, kui on kellaaeg teada filmidisainiga, mängige sellega ChatGPT veidi. Et ongi, et siuke nagu võtke see lapselik mäng sinna sisse sellesse tööriista. Et igas tööriistas on alati selline lapselik mäng ja see loomingulisus saab nagu ka ettevõtluses täiesti, loobki väga ägedaid tulemusi see mäng. Et minu jaoks on ettevõtlus üks suur mäng nagu elugi. Ehk siis, et lihtsalt nagu vaadata ja katsetada ja ma tean, teadliku ettevõtluse akadeemias meil kõik asjad käivad läbi ChatGPT ja HD. Ehk siis, et kui inimesed lähevad sinna, siis alguses nad lähevad liiga sinna sisse, ainult kõik otsused käivad selle toel, aga mingi hetk nad saavad aru, et okei, ma saan ennast usaldada, sest ma tegelikult teadsin seda, mida ta ütleb mulle. Ma tegelikult sisimas nagu teadsin. Aga see saab nagu, et ma hakkasin enda sisetunnet või intuitsiooni usaldama rohkem, vaata. Et mina õppisin seda nagu hästi palju praegu selle HD ja ChatGPT koostöös. Enam ei ole vaja nii palju nagu seal vestelda temaga, sest et ma tegelikult usaldan, ma juba tean väga täpselt, mida ma vajan, mida ma tahan ja kuidas ja keda inimesena ma enda kõrvale just praegu tahan. Nii, aga tänane plokk ongi lühem, et saite väga konkreetsed juhised, kliendi uuringu otsuse saate öelda järgmine nädal Mirjamile. Ehk siis, et kas te teete kliendi uuringut ja kellele, vaadake see video üle. Persoonad, võite kirjutada, võite mitte, vaata, minu blogid on alati sellised, et teil ei jää otseselt kodutööd. Te lihtsalt hakkate mõtestama, nädal aega mõtestate enda jaoks seda kliendi teemat lahti. Ja Mirjamiga te panete selle nagu äriplaanis formaadis kirja samm-sammult sinna. Et jah. Et siis on nagu, teil on aega seedida kogu seda kliendiblokki ja ma ütlen, kliendi peatükk on kõige keerulisem, mahkam. Ehk siis te ei peagi seda valmis saama. Me peame lihtsalt alguse saama tehtud, et üks kliendigrupp on teil kõigil olemas, nii et kõik on tehtud juba. Ja, aga siis järgmine kord juba järgmine teisipäev, jah? Jah. Ja pange tähele, et üks koolituspäev on 8. oktoober ehk kolmapäev. Et kuna ma vist 7. olen Paides koolitamas, siis see üks päev on kolmapäevane päev. Et siis te teate. Järgmine nädal on veel teisipäev. Nii, aga kõik on hästi ja
chill prill ja näeme. aitäh. tšau. Tšau.